Tšau, Olari siin. Tänast mõttekäiku alustaks ühe vahva anekdoodiga, kus kaks õpilast, sugust nagamanni, hilisteismelised seal, istuvad bussis kõrvuti ja siis loobivad huumorit seal, et kas tead, mis vahe on põrsal ja helikopteril? Ei tea, siis ütleb mingi lollakas vahe ja siis ütleb, ma viitsin tead karjus ja lollakas. Siis, kas tead, mis vahe on mullamutil ja aknaklaasil? Ei tea, täiesti mingi lollakas vahe, irvitavad seal. Ja siis selja taga siis on mingi politseinik siis erariietes ja siis kuuleb, et täiesti pea plahvatab juba otsas. Ja järsku üks ütleb, et kas tead, mis vahe on kitsel ja politseinikul? Siis politseinik enam ei kannata. Karjub, hüppab püsti. No, raisk tatid, mis vahe on? Ei, mingit vahet ei ole. Raisk oleks üks vahe olnud. Jah, ei ole mingit vahet. Ei tohi olla. Ehk siis, aga kuhu jõuan selleni, et mis vahe on üürikorteril ja palgatööl? Ei ole vahet, ei ole. Mingil päeval saabub kätte aeg, kus siis üks või teine pool ütleb, et nüüd on niimoodi, et see aeg, mis meile siin oli antud, see nüüd on läbi. Ja nüüd on siis küsimus, et kuidas ta läbi on, kas ta on nagu ilusti läbi või on see mingisuguse tüliga läbi, kas see korter pärast siis nagu selle üürniku väljaminemist on siis nagu veel terve, kas on asjad laiali tassitud või siis on näiteks üürnik on see mingisugust terve remondi ära teinud näiteks. Ja siis on nagu niisugune läbirääkimiste küsimus. Sama on ka siis palgatööga, eks ju. Mingi hetk, siis kui on see juba tükk aega koos oldud, kumbki pool siis ütleb, et võt näed, kahjuks on olukord siukene, et enam ei saa niimoodi, et ühel viisil või teisel ja nüüd lähevad teed lahku. Eks ta on niisugune protsessi osa ja nüüd olen ka mina selles protsessis, kus mulle öeldi, et eelmises töökohas enam nii, et reisijate mahud on langenud, rasked ajad. Kahjuks see projekt, millega ma töötan, see on põhimõtteliselt valmis, see on niisugune maintenance mode, eks ju. Mind ei ole vaja ju sinna. No mis siis ikka? Ei ole, siis ei ole. Ja meie otsustasime laiali minna viisakalt, hästi viisakalt. Et mingisuguseid, tahaks öelda, et mingisuguseid lahtrid otsi taha jätta, sildu ei põleta, lihtsalt tajume olukorda, et nii on. Ja kui teha asju viisakalt, siis on tõenäoliselt ka tulemused on nagu paremad nii tööandjale kui ka siis minule kui töövõtjale, et edasi minna. Näiteks tõenäoliselt ma saan kasutada neid oma endiseid töökaaslasi kui soovitajaid, ehk siis järgmises kohas. Ja kui neile helistatakse, öeldakse, et mis Olari on, täitsa okei tüüp. Kui ma oleks mingisugune jobu, siis nad kindlasti et parem ärge sinna vaadake. Ja nüüd kui ma olen olukorras, et ma tean, et paari nädala pärast ma annan oma asjad üle, panen selja tagant ukse kinni, siis mis on minu niisugune kõige parem nagu plaan või siis mida ma loodan vaadates tulevikku, sellepärast, et minevik on, mis on, aga tulevik on oluline. Ja nüüd ma tean seda, et koondamise puhul on see töötukassa, eks ju. Töötukassa annab mingisugust raha mingi aja jooksul ja mingisugused sotsiaalsed hüved, blablabla. Aga tegelikult mina ei taha elada sotsiaalsetest hüvedest. Mind huvitaks näiteks see, et on hästi palju hästi häid ettevõtteid, on olemas hästi palju edukaid inimesi ja ettevõtlikke inimesi, kes on toonud tohutult hulgal uusi ettevõtteid, et mul oleks valida, kelle juurde tööle minna. See on oluline. Et kui ma hakkan nagu mõtlema selle peale, kuidas ma saaks nüüd hakata riiki lüpsma, see on eos vale mõte. Või teine variant.
et kui see keskkond on nii palju normaalne ja mugav, et ma saan ise hakata midagi tegema, siis on ka see on valik. Ka see oleks nagu normaalne valik, et ma mõtlen, et näed sa, ma oskan mingisugused veebilehti teha, võib-olla ma hakkaks kellelegi veebilehti tegema, võib-olla mingeid andmebaasi portaale, mingisuguseid, ma ei tea, keegi tahab endale mingit Facebooki teha, eks ju, helistage mulle, ma võin aidata. Eks ju, kas või kontseptsioonide mõttes, eks ju, aga mina ei, ja nüüd see on sama nagu, et räägitakse, et miinimumpalgast. Inimesed võitlevad selle eest, et on olemas miinimumpalk. Kuulge, see on nii loll mõte, et sure ära. Et miks võideldakse selle pärast, et ma ei tea, see on umbes et lähed kruiisile ja sa võitled selle eest, et linad on puhtad. Elementaarne. See ei pea võitlema selle pärast. Okei, läheb teemast mööda. Ehk nüüd ongi minu see ja ka kõikide teiste tööotsijate nagu olukord see, et me vaatame ringi, mis siis pakutakse ja taaskord tõestan seda, et ainus asi, mis nagu viib elu edasi, on konkurents. Konkurents on see, kus mina konkureerin teiste inimestega, kes samamoodi on tööturul, otsivad endale kohta, kuhu niimoodi maanduda, et minu väärtus oleks parem kui kellegi teise väärtus, eks ju. Mina pean panema laua peale midagi palju asjalikumat, kui keegi teine paneb. Siis valitakse mind, eks ju. Või siis olen mingis nišis olen nagu tugev ja keegi teine, kes on mingis teises nišis tugev. Ja mida suurem on ettevõtete variatsioon, seda suurem on ka variatsioon nendes nišides, milliseid inimesi vaja on. Ja alati saab ümber õppida, alati saab ju korrigeerida oma õpikohti ja nii edasi. See on ju normaalne protsess, eks ju. Sa ei saa öelda, et ma nüüd õppisin selle kuradi arvelauaga mingisuguseid nuppe selle edasi-tagasi lükkame, see toidab elu lõpuni. Ammu enam ei toida. No võt, et elukestev õppe on ikkagi normaalne protsess. Ja siis selline lihtne ettevõtluskeskkond tagaks siis selle, et ma saaks ise oma selles ettevõttega midagi peale hakata või lähen kellegi teisult, väga lihtne. Aga jah, keskkond on see, mis selle siis nagu niimoodi taga. Nii, võib-olla juba läks natuke kordama ennast, aga point on, et mida rohkem on edukaid inimesi, seda lihtsam on ka töölistel leida endale uus koht, kui nad peaksid kuskil kellegagi nagu laiali minema. Olgem viisakad niimoodi, et ka neid eelmises töökohas saate endale neid referentse küsida ja olgem positiivsed, sellepärast, et kui ei ole olemas selliseid kibedamaid inimesi, kes on murest, depressiivsusest ja muudest hädadest selliseks kibedaks muutunud. Kui juba seal oled, siis ma ei tea, midagi tuleb, siis hakkad kuskilt altpoolt pihta ja tuleb endasse positiivsus tagasi leida, et tul oleks moti ja ka teistel oleks nagu moti siin nagu uuesti nagu palgata ja siis seeläbi sulle paremat tulevikku pakkuda. No võt, siuksed mõtted täna, et soovime siis teile kõigile, kes tööd otsivad, hoidke lippu kõrgel, saba rõngas ja siis et oleks kõik hästi ja need, kes otsivad endal töötajaid, siis ma vaatasin, et CV on nagu tohutult tuhandete kaupa tööpakkumisi, et ikka leiaksite endale toredaid ja asjalikke häid inimesi. Naine, siuke lugu täna, hoiame sidet ja järgmise korrani.